kokkuvõte Pärnu võistlustest. Alustame positiivsetest asjadest. Me sõitsime top 16. Ja see on kõik positiivne, mis meil sellel võistlusel juhtus. Ja nüüd räägime natuke nendest mitte nii lõbusatest ja negatiivsematest pooltest. Ma mainin seda täpselt niimoodi, nagu tüüpiline vihane eestlane seda mainiks. Mul sitt keeb sellest pasast, mis meil toimub. Alustame ohutusest. Said kokku 2 tähtsat isikut, raja omanik ja võistluse korraldaja. Raja omanik, kes hoolib nii väga enda ilusast murust ja tahtis selle eest saada meeletut raha, numbritest me rääkima ei hakka. Ja siis teine isik on see võistluse korraldaja, kes allus provokatsioonidele ja ei olnud nõus maksma seda raha. Ja siis nad tegid ilusa kokkuleppe, et miks mitte panna raja äärde clipping pointide juurde, kust me peame mööda sõitma rekkareffid. Tundub ülimalt hea idee. Okei, meil hakkasid trennid. Võistluskorraldaja näeb, et meil tekib esimene pauk, meil tekib teine pauk. Okei, äkki lihtsalt mähitakse, äkki ei osata sõita. Aga me räägime Pro 2 ja Pro klassist, kus on sõitjad sõitnud juba aastaid. Ja siis tekib 3. ja 4. pauk, aga keegi mitte midagi ei muuda. Ja lõppude lõpuks, millest me räägime? Pea 20-30 pauku ja pea 10 maha kantud autot. Aitäh teile! Ja siin me oleme. Mul on kõver bashbar, mul on amordi kannud kõverad, camberplate, koilid, kere, terve bodykit, tagavedrustus, tagakäänmik. Mul on neid asju nimetada meeletult palju. Lihtsalt sellepärast, et 2 härrad otsustasid, et miks mitte panna rekkareffid rajale. Räägime siis, kus need pesitsesid rajal. Kohtunikud panid clipping pointid 60 sentimeetrit raja äärest. 60 sentimeetrit tähendab seda, et meie ratas peab seal olema, tagumine ratas. Aga kui me nüüd mõõdame natuke tagumisest ratast tahapoole, siis 60 sentimeetrit teeb täpselt selle koha, kus pesitseb mul tagumik. Ehk siis see eeldab juba seda, et me peame sõitma sentimeetri täpsusega rehvi äärest. Aga mida peab tegema ka tagasõitja? Tagasõitja peab jälitama eessõitjat. Aga kus on tagasõitja? Tagasõitja on natuke tagapool. Ja see on see, mis juhtus ka minul. Ma jälitasin väga ilusti eessõitjat, aga ometigi tekkis väikene riivekas rekkareffidega. Ja nüüd kõik mu aastate pikkune vaev on poolenisti maha kantud, sest et 2 otsustasid, et nad panevad need rekkareffid sinna. Aga meie sõitjad ju sihime siiski seda 90 ja 100 punkti joont. Me ei lähe võistlustele selleks, et sõita raja keskel 50 punkti joont. Aitäh teile veel kord. Kuidas ma nüüd mainin seda? Mul ei ole finantsi, et uuesti ära taastada see 2 nädala jooksul järgmiseks võistlusteks. Ja mida ma nüüd tegema pean? Ma nüüd jätan selle hooaja vahele. Aitäh teile, te sülitate meile näkku ja mina saadan teilt sügavalt. Selle asemel, et läbi rääkida sõitjatega, et iga sõitja maksaks pea mingi 50 eurot juurde ja meil ei oleks neid reffe, te lihtsalt otsustate enda teada selle jätta, panete need rekkareffid sinna ja kõik sõidavad pilpaks. Palun äkki te lõppude lõpuks räägiks ja suhtleks ja kommunikeeruks sõitjatega, sest et meie oleme ka tähtsad isikud selles mängus. Ja lisaks sellele kõigele te suutsite keerata ka poodiumi tseremoonia. Frederik Märtin tuli esimest korda poodiumile. Ta pritsis šampaga õnnelikult. Esimest korda elus. Ja te pärast tulete ütlema, et vabandust, sa ei olegi 3. koht tegelikult. Anna karikast tagasi, palun. Tegelikult on Artur Ratmanov. Ja sama teema oli ka Pro-klassi poodiumiga, kus Siim Oskar Hääl oleks pidanud saama esikoha. 2 meest seisid juba poodiumil ja siis tuli kohtunik vahele, et kuulge, sorry, aga asi ei olnud ju päriselt nii. Ja siis korraldustiim oli, palun, vabandust, Siim Oskar Hääl, sa oled ikkagi teine. Kuidas see on niimoodi? Palun võtke ennast lõpuks kokku. Ja kõige sellele muule te kahjustasite inimesi. Minul on roided valusad, selg valus ja kael annab tunda. Ja ma tean veel pea 6-7 inimest, kes tulid sealt rajalt vigastatuna ära. Aitäh ja käige Ja kui mul võetakse litsents selle asja pärast ära, siis las see jääb nii.
aga mul on veel väga palju öelda.